No nii, oleme kinni püüdnud. Influencer Sam on lisaks ka Investor Sam, jah? Jaa, Investor Sam on ka, aga Finfluencer ei ole veel. Kuidas sul läheb? Sinu portfell on 5-kohaline või 6-kohaline juba? 6-kohaline. 6-kohaline või? Jaa, ma olen tublisti tööd teinud. Kas see on ise teenitud raha või said isalt ka natukene? No ikka ema käest sain poole ja isa käest sain üle poole, aga no natukene poolest on ära kulutatud, eks siis nüüd alles on ikkagi 6-kohaline. No latt on kõrgel, sinu isa on kunagi kuulnud ka Eesti Äripäeva rikaste toppi. Kaugel sina sellest oled? Mina olen veel kaugel sellest ja see ei ole otseselt eesmärk ka, et... On ikka? No nii ja no, ega ma ei... 200 võiks olla. Ott Tänakust rikkamaks. Siis mul on tunne, ma pean muusikarist natukene eemale minema, mitte ühesõnaga kusagile ehitus kinnisvarasse või kuhu iganes mujal, aga ma praegu jään muusika juurde ja suvase rikaste top. Muusikaga on niimoodi, et kõige rikkam muusik maailmas on Paul McCartney ja tema oleks napilt vist Eesti kõige rikkam inimene, nii et noh, tead. No täpselt, et ma arvan, et kui ma tahaks rikkaks saada, siis ma valiks midagi muud, aga ma teen seda, mida ma armastan ja ma arvan, et jään muusika oma liistude juurde. Kui palju võtab investeerimine sinu päevast? Ei võta palju. Mulle meeldib lugeda finantsuudiseid, need on tihtipeale ka maailma ja geopoliitilised uudised, aga iga päev ma kindlasti ei investeeri, ma korra võib-olla minutiks lähen vaatan üle, kui USA turud avanevad, et mis seal toimub. Aga ma arvan, et keskmiselt see võtab minu päevast äkki 20 minutit iga päev. Päriselt, jah? Jaa, ma loen uudiseid, aga ma ei süvene nendesse nii palju, et ma nüüd oleks, ma ei tea, börsil saaks ajakirjanikuna kommenteerida seda või mida iganes või kutsuda endast kaugeltki spetsialistiks, et ma hoian ennast kursis ja ma arvan, et sellega asi piirdubki, et minu investeerimisotsused on tihtipeale kas indeksid või ma sealt natukene nopin mingid üksikaktsiaid lihtsalt, et enda elu põnevamaks noorema inimesena. Mitte liiga riski, jah? Eks ma ikka riskin ka. Bitcoini on ka või? On natukene. Okei. Ostsid siis, kui oli bull market või? No muidugi tipust ostad, madalalt müüd. See on see põhireegel, jah? Jaa, täpselt. Võiks vastupidi toimida, aga ei, no ma üritan ikka niimoodi, et ma olen ostnud, ma hoian ma arvan, et mul ei olegi mingisugust teesi, ma pigem on lihtsalt mingisugune usk, et äkki tõuseb, kui ei tõuse, mul ei ole sellest mitte midagi, minu portfelli suuresti see Bitcoini investeering ei mõjuta, et ma elan üle ja ma jätkan täpselt samamoodi. No sa kummutad natuke stereotüüpi investeerimiskuurust kui siis koleda särgiga keskealisest etableerunud mehest, et miks noored rohkem investeeri? Noored just minu arust on üpriski investeerimisteadlikud, et investeerimishuvi on ju aastate jooksul aina kasvanud ja ma arvan, et noorte seas ka, et minu sõprade seas ma ütleks, ma ei tea isegi ühtegi nime, kes ei investeeri. Rikkad sõbrad, jah? Mitte rikkad, sa ei pea olema rikas, et investeerida, lõpet ära. Mõttelt rikas, meelet rikas. No selles suhtes küll jah, aga ma olen alati ka seda usku olnud, et investeerimisega rikkaks ei saa. Investeerimine on lihtsalt hea viis, kuidas enda jõukust säilitada ja rikkaks teeb, nagu me juba rääkisime, eks ju, ikkagi ettevõtlus, et kas see on muusikaäris, kas see on kinnisvara, kas see on mis iganes muu põhitöö, mida me kõik teeme. Et sealt tuleb ju sissetulek ja kui ma investeerin ka 10 000 eurot, ma ei tea, näiteks 3 aasta peale, siis see ei tee mind rikkaks, et mul on mingisugune osa minu varadest on säilitatud ja ma hoian seda ilusti ja üritan seda kasvatada, aga suuresti see, kui inimesed tahavad rikkaks saada, ma arvan, et enamus inimestest ka on siin Investor Toomase konverentsil selle põhiküsimusega, et kuidas ma saan, kõige populaarsem küsimus on, et mis aktsiatesse investeerida, et ma saaksin rikkaks. Sul ei ole vastust? Ei, mul on vastus, ettevõtlus ja nagu täpselt Kristjan Liivamägigi ütleb, et enda teadmiste ja oskuste suurendamine, et tihtipeale ikkagi need oma ettevõtted ja lisatulu teenimised ja mis kõik muud on need kohad, kus päriselt sissetulek suureneb ja mille kaudu sul on võimalik suuremate summadega investeerida, et see ei ole raketiteadus. No ettevõtluse mõte käis läbi, on sul endal mingi ettevõtte ka toimetad kusagil või on niisugune reaalne plaan aastaks 2026 juba? No enda ettevõtte mul on ilmselgelt, ma olen muusikaäris. Seda küll. Täpselt, ja see on päris asi, jah? Ja see on päris asi ja sellega ma leiba lauale teeningi, et küll käin esinemas, kirjutan laule, laulud teenivad mulle nii kaua, kuni ma ei tea, inimesed kuulavad minu muusikat selles suhtes. Kui inimesed lõpetavad minu muusika kuulamise ära, siis rohkem mulle eurosid pangakontole lugude teenimise eest ei tule, aga peamise leiva toob lauale ikkagi esinemised artistide jaoks, et see on see koht, kus on päriselt see minu palganumber.
Aga minu ettevõte tegelebki jah, ma olen artist, kirjutan laule tulevikus, kui sa niimoodi küsid, et mis mul võib-olla horisont on, et millega ma tulevikus veel tegeleda tahan, on see, et ma tahan kindlasti teistele artistidele ka laule kirjutada. Et see ongi see minu spetsialiseerumine, hakkan tõhusamalt laule kirjutama ja ma ei tea, ma toon näitena Nublu. Ta ei tee mingisuguseid suuri reklaame, ta ei ole teles kogu aeg, ta ei tee, ma ei tea, mingit saatejuhtimist, ta kirjutab häid laule, ta esitab neid laividel ja ta on, ma arvan, üks Eesti kõige jõukamatest artistidest, kui mitte praegu, kui siis tulevikus. Autoritasudes on pappi küll, et eks ma arvan, et praegu ka võib-olla see nagu headel kuudel ikkagi toob sükse 4 numbriga summa. Jaa, toob, et see on täitsa 4-kohaline summa ja kõigub 6 ilmselgelt, sest kuulamiste arv eks ju erineb, aga see on päriselt koht, kus saab teenida, et ma ei tea, kui ma võtan näiteks Eesti artistidest Kartuuni, Kartuunil on Spotify's osadel lugudel, ma ei tea, 700 miljonit või 600 miljonit kuulamist, et see on väga korralik arv ja see summa tegelikult nende kuulamiste pealt on miljonites tänaseks juba. Et ma täpselt numbrit ei oska öelda, ei ole neid numbreid ise näinud, aga loogiliselt võttes keskmiste järgi siis peaks väga hästi teenima. Jah, kui isegi kui on halb deal plaadifirmaga, siis need ikkagi peaks olema päris suured summad, mis sealt autoritasunud tulevad. Lõpuks, kui 100% võtta nendest kuulamistest, siis see on ikkagi üle miljoni on teenitud ühe laulu pealt. Et aga see on ilmselgelt harukordne, ma ei tea, palju lugusid on maailmas, mis on üle, ma ei tea, näiteks 500 miljoni, ma arvan, et neid on seal natuke üle 10 000, aga Nooremale ise endale, mida soovitad? Hoiataks äkki mõne fopaa eest või? Ei, ma arvan, et need vead ja fopaad ja kõik need muud asjad on selles suhtes käivad asja juurde. Et kui ma vigu ei teeks, siis ma ei õpiks. Ja ma ütleks, et tee täpselt nii, nagu ma teen, sest praegu on kõik väga hästi läinud. Ma ei muudaks mitte midagi, alati saaks võib-olla rohkem kõrvale panna, rohkem sissetulekuid suurendada, aga ma tegelikult tunnen, et ma olen väga heas kohas, mul on investeerimisalaselt on kõik hästi, sissetulekud on täitsa okeid, sõbrad on ümber, kaaslane on, perega on kõik hästi, et tegelikult see on see, mis päeva lõpuks loeb. Kuule, lõpus paneksin proovile natukene ka, et kui kaugel sa oled sellisest tavainimesest, vaata, öeldakse maali või siis jah, et mis see maksab? Palju maksab hapukoor? Jah, sööma ei pea. Kui sa tahad. Hapukoor peaks olema mingi siuke 20%, 500 grammi on mingi 1,39 või? No ütleme optimistlik, aga enam-vähem, et päris mööda ei pannud. Ma ostan soodukaga. Jah, sa ostad selle kollase kleebisega ilmselt veel. Täpselt, et üks päev. Okei, see on läbitud. Nii. Pane see. Ja taluvõi. Ma ise ei osta üldse võid, mul kaaslane sööb rohkem võid, aga taluvõi peaks olema. Kuidas sa võid? Kuidas täpselt? Aga see peaks olema mingi 2,5 eurot äkki. Vau, mees on vaadanud hindu. Ma käin poes, ma ei ela kuu peal. Väga hea. Kuule, aitäh sulle!